Tänane evangeelium on Markuse evangeeliumi 3. peatükk 20–35 salm. Siin on päris mitu teemat, aga meie saame sellest lühidalt aru. Aga kuuleme. Ja Jeesus tuli koju ja taas kogunes rahva hulk nii, et nad ei saanud leibagi süüa. Ja seda kuuldes tulid ka omaks, et teda kinni võtma, sest räägiti, et ta on arust ära. Ent kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, ütlesid, temas on Beelzebul ja ta ajab kurja vaime välja kurjade vaimude ülema abil. Ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja rääkis neile mõistu, kuidas saab saatan ajada välja saatanat. Ja kui kuningriik on omavahelises riius lõhenenud, siis ei saa see kuningriik püsida. Ja kui pere on omavahelises riius lõhenenud, siis ei saa see pere püsida. Ja kui saatan tõuseb iseenese vastu ja on lõhenenud, siis ei saa ta püsida, vaid tal on lõpp käes. Ometi keegi ei saa minna vägimehe majja ja asju röövida, kui ta esmalt ei köida vägimeest kinni, ja alles siis saab ta tema maja röövida. Tõesti, ma ütlen teile, inimlastele antakse andeks kõik patud ja pühaduse teotused, kuidas nad iganeski oleksid teotanud. Kes aga peaks teotama püha vaimu, sellele ei ole andeks andmist iialgi, vaid ta on süüdi igaveses patus. Nad ju ütlesid, tal on rüve vaim. Siis tuli Jeesuse ema ja ta vennad ja väljas seistes laskid nad teda kutsuda. Ja rahva hulk istus Jeesuse ümber, kui talle öeldi, vaata, su ema ja su vennad ja su õed otsivad sind väljas. Ent Jeesus vastas neile, kes on mu ema ja vennad, ja silmitsedes neid, kes istusid ringis, ta ümber ütles ta, ennäe mu ema ja mu vennad, sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema. Aamen. Kõik see, mida me kuulsime, juhtus siis, kui Jeesus hakkas nagu avalikumalt tegutsema. Ta oli mitmed imed teinud ja suur rahva hulk, nagu me kuulsime, et nii suur, et tema kodu Kapernaumas tegelikult juba ümbritses rahvas isegi ei saanud sisse välja. Leiba ka ei saa süüa. Kõik vajavad eespalvet. Ja eks see kuuldus sellisest rahva kokku voolamisest ulatus ka Naatsareti tema sugulaste juurde. Seal on ikka pikk vahe. Ja nad tulid teda koju viima, et nad pidasid teda segaseks. Ja nüüd üks väikene õppetund siin alati ka sinu ja minu elus, et nii kaua, kui me tegutseme oma väikses koduringis, see ei häiri kedagi. Aga kui Jumal annab meile kutse tegutseda väljaspool, kas ütelda sõnum kuskil poliitilises valdkonnas või majandusvaldkonnas, siis see hakkab kohe segama kedagi. Või haridusvaldkonnas või kuidas, või sotsiaalvaldkonnas, siis see hakkab segama ja tekib erinevad arusaamisi. Jeesuse perekond, tema ema ja vennad, isa on ilmselt juba surnud, isast ei räägita ja ma mõtlen maist kasuisa selles mõttes ja tahavad teda koju viia ja vägisi lausa. Et on arust ära ületöötanud, nagu ma ütlen, et juba tal ei ole kriitika meelt, mis ta teeb. Ja nüüd selle keeru sees lisandub veel üks seltskond ja need on kirjatundjad pealinnast. Spetsialistid, nii-öelda teoloogilised spetsialistid, kes need 52 sõna või suudavad eristada ja ikkagi päris, peenelt asja tunnevad. Ja need ütlevad, et kuule see, mis sa siin teed, et see on ju kurjast vaimust. Sageli küsitakse niisugust praktilist küsimust, see on nagu põhiküsimused, et mis on patt püha vaimu vastu, mida andeks ei anta. Aga siin on täpselt see olemas, mis see on. Jumala poeg teeb imesi. Püha vaim tegutseb tema kaudu. Ja tuleb seltskond, kes ütleb, et see on kurjast vaimust. See ongi see. Mitte midagi muud.
vahest me seda asja teeme keerulisemaks, aga tegelikult kui inimene nagu sulgeb täiesti ennast Jumala tööle ja ütleb, et see on kuri. Või kaasaja ühiskonnas ta on nagu peidetum selles avalikus meediaruumis, et kirik võtab midagi ette, mingi heategevusaktsiooni või teeb midagi suurt ja head ja selle peale maailm vastab, teete head küll, aga tegelikult teil on kurjad mõtted. Tegelikult te tahate meie rahakotist raha kätte saada. No palju kurja, mis loetakse sisse, et kõik see on niikuinii silmakirjalik, mida te teete. See on niisugune kaasaegne vorm sellest samast asjast. Aga me jätame täna selle kõrvale. Sest neid kriitikuid, neid, kes tulevad, neid, kes tahaksid meid summutada oma kodurüppe sinna kuskile sugulaste vahele, aiamaale, kartulipeenardesse, kuhu iial, neid jätkub. Aga see, mis on oluline, mida Jeesus siin lõpus ütleb, et kes siis on minu ema ja vennad ja õed. Ja silmitsedes neid, kes istusid ringis, ta ümber ütles ta, näe mu ema ja mu vennad, sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema. Meelis Alsalu täna Facebookis pani küsimuse sinna selle sama juurde, et aga kes need on, kes Jumala tahtmist teevad? Minu lause seal oli viimane, et issand, anna meile teada, mis su tahtmine on. Ega me ei ole nii kindlad, et me alati teeme Jumala tahtmist, aga anna meile teada, sellepärast me siin täna olemegi. Eile me lõpetasime meie liidu Lõuna-Eesti kutsekooli Nuutsakul, seal üle 25 noore inimese lõpetas ja olin ka seal ja viimane loeng, me rääkisime sellest, kuidas Jeesus läkitas välja ja ma puudutasin ka seda põgenike teemat, mis meie ühiskonna on ajanud ka väga nii ärevile ja see puudutas ühte gruppi inimesi seal väga, need elasid seal Kadrina kandis, keskealised inimesed, nad olid ka kooli tulnud ja nad ütlesid, aga see Vao küla on seal ju meie külje all, 6-7 kilomeetrit. Ja me tõepoolest oleme seal käinud, õppinud ära araabia keele isegi nii palju, et oleme laulnud araabiakeelsed ülistuslaule nendele ja need on ka rõõmsalt kuulanud need põgenikud, neid ülistuslaule ka. Ja mis veel, nad ütlesid, et mis puudutab Vana Testamenti, et seda nad tunnevad paremini kui meie. Need pildid muutuvad inimestest, kui me neid lähemalt vaatame, nendega kohtume, nende isiklikud saatused. Ükskord, kui Jumal annab armu, siis me kutsume endi keskele Elle Lihi, kes on Euroopa Baptisti Liidu peasekretäri nagu esimene parem käsi kogu selles organisatsioonis, kes on käinud kõik need põgenike laagrites ja Lähis-Idas ja Jordaanias ja Iisraelis ja Bosnias ja kõikjal mujal. Ka nagu vahetult näinud neid teemasid. Kes on need, kes teevad Jumala tahtmist? Mul oli see tunne, kui need inimesed seal Kadrina kandist läksid Elevile ja vastasid, et nemad on kindlasti need, kes teevad Jumala tahtmist. Palju mõtteainet, aga me ei lõpeta selle mõtteainega, vaid me oleme pidevas õppimisprotsessis ja oli alfakursus, oli ristimiskool ja meil on ka ilma nende koolideta ka inimesi, kelle südames on see, et ühineda kogudusega.
otsida Jumala tahet, ühineda selle perekonnaga ja ma tahaksin nüüd mõnda neist tutvustada.